John, tõsta käed üles. Issand, keda sa lahendad? Hei, keegi lööb mind. Hei, hoia käed seal, kus ma neid näen, John. Nii, Joshua, keera end ümber. See isa ärkas relvaähvardusel tundide pärast seda, kui ta väidetavalt mattis oma enda poja elusalt maha. See on šokeeriv juhtum isast, kes politsei sõnul läks jalutama koos 2 oma lapsega ja väidetavalt tuli tagasi ainult 1-ga. Ja oodake vaid, kuni näete, millist teatrit ta väga veidras ülekuulamises korraldas. Te vaadate saadet On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Vaadake, me kajastame kogu aeg lugusid halbadest inimestest. See käib tõsielu kuritegude juurde. Aga kui süüdistused ühe uusmehiku isa vastu on tõesed, siis me ei räägi siin lihtsalt halvast inimesest. Me räägime millestki veelgi tumedamast. Tõeliselt puhas kurjus maa peal. Aga ma räägin teile ka sellest, miks see juhtum juriidiliselt ei pruugi olla nii üheselt mõistetav, kui esmapilgul paistab. John, tõsta käed üles. Richard! Kelleks sa saad olla? Hei, keegi lõi mind. Hei, hoia käed seal, kus ma neid näen, John. Oota, tänne. Kira Umber. Keera ümber, näoga eemale. Okei. Vaadata minust eemale. Mille poolt ma hääletan? Nüüd on tõesti häiriv kuulda, kuidas see isa, John Hannon, käitub nii, nagu ta ei teaks, miks šerifi asetäitjad teda keset ööd üles äratavad. See juhtus San Juani maakonnas, New Mexico osariigis. On 8 veebruar ja selle mehe 11-kuune poeg on kadunud. Siin on pilt John Hannonist koos oma laste ema ja selle loo ohvriga noore lapsega nimega JJ. Teda kutsutakse ka Junioriks. Nüüd palun jääge minuga, sest enne kui me selle kehakaamera video juurde tagasi läheme, tahan ma teid selle juhtumiga kurssi viia. Niisiis, päev enne seda, kui kõik see juhtus, ütlevad politseinikud, et John läks jalutama koos 2 oma lapsega, sealhulgas selle 11-kuuse poisiga. Lapse ema sõnul viis lapse isa, 43-aastane John Hannon, nende 11-kuuese beebi ja 4-aastase lapse jalutuskärus jalgsi Family Dollari poodi Flor Vistas, New Mexicos. Per Ilab Family Dollari poes põhja pool. Isa naasis laupäeva pärastlõunal koju ainult 4-aastase lapsega, väites, et vanaema tuli beebile järele. Laste ema helistas politseisse, muretsedes oma poja pärast, kuna ta polnud teda näinud. Seejärel korraldas politsei elamusautos, kus John viibis, läbiotsimismääruse alusel. See on okei. Kas see on parem? Nii palju kui mina näen. Ma pole veel näinud. Toome mu kegudavalt välja. Otse kõnnitee. Sheriff Elme. Kes sherifi põhjus? John! Tõsta käed üles! Richard, keda sa lahendama hakkad? Härra! Hei, hoia käed seal, kus ma neid näen, John! Hakkame pihta, Josh. Keera ümber! Keera ümber! Keera ümber! Pööra selg! Pööra selg! Pööra mulle selg. Mis ma siis olen? Miks minuga nii tehakse? Ma tulin sinu juurde tagasi, Jeesus.
Sa saad karistada, kui sa käske ei täida, John. ma tahan nüüd vahetada kehakaamera nurki ja me läheme selle abisherifi juurde, kes on Johnile kõige lähemal. Keera end ümber. Ma teen läbiotsimist. Keera end ümber ja me saame selle olukorra selgeks. Ma hakkan teid katsuma. Ma lahkun orderiga, härra. Minu nimi on Ed John. Käed selja taha. Õige, teine käsi ka. Ma arvasin, et me saame mu tagumikust välja. Okei, pane see teine käsi tagasi. Ma olen selles vanglas, vend. Pane oma teine käsi kohe tagasi. Ma ei tea. 1-3-0. 1-3-0-1. Ma ei tea. John, kus su poeg on? kuidas kogu öö tundub? Lähme ja viskame mõned. Kevin, ma tõmban sind siia poole, eks? Okei. Tõuse püsti. John! Mul oli kõik korras. Mu nimi ei ole John, vend. Mis su nimi on? Minu nimi. Sinu nimi? Hästi, lähme siit minema. Mul ei ole poega, aga mul ei ole poega. Hei, seisame! Minu nimi on Susani poeg. Sinu nimi ei ole Susan. Sinu nimi on sinu välimus, Susan. Kuule, paneme jalad selle alla. Valmis. Paneme jalad selle alla. Need on naljakad. Susan, palun, ma ei tea, kelleks sa mind pead. Kelleks sa mind pead? Siim, mu kutsu. Okei, kus mu junior nüüd on? Kus siis John on? Ma viin sa ära, ma tõmban sa ära, ma viin sa siit minema. Lähme siit ära. Lähme siis siit minema, me ei jää siia istuma. Igaveseks. Olgu. Lähme siit minema, ma ei saa sulle öelda, tõuse püsti. John! Me läheme välja. Millal sa sattusid autoavarisse? Siinsamas. 2006. 2006 sattusid sa autoavarisse, kas sul on relvi? Jah, härra, mul pole aega. Ma ei nutnud 2006. aastal. See on kohutav. Aja jooksul pole mul autot vaja. Ma mõtlen, et mul ei ole sind. Ma ei tea, kas ma kõiki poputaksin, härra. Ma ei usu, et te kõik näete. Mu ema on väga paigal. Jah, no, ma ei tea, kus sinuga kohtuda. Ma ei taha sind. Ma ei tee seda kõike. Ma ei... tea, kas sa oled Alberti? Kuule, mine juba sinna kaldale. Tal seal all koos sinuga. Olgu, me tuleme praegu siia tagasi. Pane ta auto tagaistmere. Ma näitan sulle teed. Jaa, härra. Vabandust, ma arvasin, et see oli nali. Ma ei usu, et see oli. Nad vallandasid mu ema. Minu inimesed ongi mu ema. Hüppame auto tagaistmele. Ma tahtsin sinult küsida. On selge, et John ei räägi siin eriti arusaadavalt. Ühel hetkel ütleb ta, et tema nimi on Susan ja kahjuks on tema poeg selleks hetkeks kadunud. Ja ta ütleb, et tal ei ole poega. Ta ütleb, et ta ei tea, millest politsei räägib. Nüüd arreteeritakse John sel ööl narkosüüdistustega ja viiakse ülekuulamisele. Miks siis? Miks, John? Miks? Miks JJ on kadunud? Kas ta on vigastatud? Jah, ta on vigastatud raskelt. Okei, kuidas sa viga said? I don't know who's hurt at all. Hey, no one's hurt. What are you doing, John? Siin üle kuulatakse Johni ja enne kui ma selle loo osa juurde lähemalt lähen, tahan ma viia teid sinna, kus abisheriffid otsivad järgmisel päeval pärast reidi Johni Haagis suvilas. Abisheriffid otsivad seda suurt ja kaugemat piirkonda pärast seda, kui üks naine helistas ja ütles, et tal on video mehest, kes kõndis tema kinnistul ning sellel mehel oli lapsevanker, kuid selles polnud last. Pühapäeval, 8. veebruaril umbes kell 16:00. Meiega võeti ühendust seoses kahtlase isikuga, kes jäi koduvalvekaamera lindile, kui ta lükkas lapsevankrit ühes elamus Flor Vista piirkonnas New Mexico osariigis. Video oli eelmisest päevast, laupäevast. Isikul ei olnud elanike luba kinnistul viibida.
videomaterjalil ei olnud selgelt näha, et vankris oleks olnud laps. abi šerifid laitsid lõpuks hüljatud lapsevankri ja mõned riided ning jätkasid jälgede jälitamist, mille jättis nende arvates maha Jaan. Siis tegid nad kohutava avastuse. jah, sest siin all on veel tõendeid. Siin all on avalikustavaid asju. Kas kõik väärib kiitust? Muidugi. Jumal. Teise raja vundament. Olgu, mis iganes. Me leidsime ta. Ema. Kurat mees. Kas need on siis need püksid, mida see tüüp kandis? Jätka. Parimad aksessuaarid. Praegu on hings 34,99. Sa tuled mööda teed ülesse. Paistab, et see on esimene sissesõidutee. See saab rääkida ida tagumise osaga. Me oleme kohe siin mäe otsas. Mis kure? Ma annan koordinaadid dispetšeri kaudu juhtimiskeskusele edasi. Selles võsas leidsid šerifi asetäitjad 11 kuuse poisi surnuna. Kahjuks umbes kell 10 hommikul. Otsingumeeskond leidis 11 kuuse beebi osaliselt maetud keha. Täna teavitasid patoloogid meid, et beebi surm oli tapmise tagajärg. Kui politsei otsis, tegi Hennen ülekuulamisruumis uurijate töö näiliselt raskemaks. Mis sa arvad, et ma tahan täna sinuga rääkida? Millest me rääkima hakkame? Ma olen surnud. Sa oled surnud? Jah. Miks sa nii arvad? Mul ei ole poega, härra. Ma seletasin seda teile hiljuti ja Susan tuli siia. Nii et sel hetkel hoiti Jaani taas ainult narkosüüdistuste tõttu kinni ja uurijad püüdsid välja selgitada, mis juhtus. Jaan ütleb, et tal ei ole poega ja ausalt öeldes ei ole tema jutul eriti mõtet. Ta räägib segaselt, on väga raske aru saada, mida ta pobiseb, samal ajal kui uurijad üritavad endiselt välja selgitada, kuhu see poiss kadus. Keskendume nüüd. Nii. Miks me niimoodi lamame? Mida sa teed? Oh jumal. Oh jumal, meiega on kõik. Ma olen siin. Nii et istu maha mees. Kuule ära isegi teeskle. Kuule. John. Ja. Me ei mängi seda mängu. Eks, vaata mulle otsa. Mis? Me teame kõike, eks. Ma tean, et te teate. Nii et sa pead lõpetama. Kas sa saad aru? Jah. Ära tõuse püsti, kui ma pole sulle öelnud, et tõuse püsti. Kas said aru? Jah, ma saan aru. Absoluutselt. Sulle meeldib ta. Sa ütled, et kuulad teda. Absoluutselt. Sa räägid mulle valesid ja käitud naeruväärselt. Ma just tegin seda. Kui ma tean, et see ei ole sinu tavaline käitumine. Eks? Ma tean, et sa valetad mulle, eks? Ma tean. Ma tean, et su ema on Susan. Ma tean, et sul on tütred ja ma tean, et sul on poeg. Okei. Jah, ma tean. Kas see on uudis ära? Ma tean, et sa tead kõike. Ma ei kuule matemaatikat. Ka matemaatikat. Oogi. Ja ma olen selleks valmis. See on... Nii et kui asetäitja tuli ja sind peale võttis, siis sa küsisid temalt ühe küsimuse. Ma küsisin küll. Sa küsisid temalt, kas ta tuli sind mõrvaga süüdistama. Millal? Kui ta sind täna peale võttis? Just praegu. Jah. Ma tahan teada, miks sa nii arvasid. Sest. Ma olen nüüd siin. Jah, oled. Ja sa ütlesid mulle, et sa ei käinud laupäeval jalutamas. Sa juba käisid laupäeval jalutamas. Ma ei taha praegu jalutama minna. Lähen välja jalutama. Sest ma tean, et sa käisid jalutamas, John. Vaata. Ma tahan, et sa vaataksid minu jaoks mõningaid pilte, eks. Kas sa mäletad, et käisid sellega jalutuskäimul? Jaa. See oled sina? See olen mina. Ma tean. Ma tean ka. Kes on sinuga? Keegi pole. No ma tean, et see on vale. Ära siis valeta, eks. Jah. Kes siis sinuga kaasas on? Mina. Noh, ma tean, et sina olid seal, aga keda sa vankris lükkad? Tiivad, lähme. Kes siin jälle on? Kas saad mulle seda pilti näidata? Ma näitan sulle seda. Näita mulle operatsiooni pilti. Näidake mulle pilti, härra, sest ma ei ole pime ega kurt. Ei, see ei ole mina.
ma luban sulle, see ei ole mina, kuule. Ära teeski. Ogo. Ma teen jah. Oh, sest teen, see ei ole mina ja ma ei ole sinna poole liikunud ja ma vajasin abi täna hommikul. Tere, John. Tom. Tere, John. Võta rahulikult, mees. Räägi mulle sellest päevast. Räägi mulle, mida sa sel päeval tegid. Härra, laupäev. Räägi mulle, mis juhtus. Kus sa läksid? Mis kell see oli? Mis kell praegu on? Praegu on kell 7:34. See olen mina. Ma teen. Pildil. Ma tean palju. Selle kohta. Aga ma tahan kuulda sinu versiooni, John. Jätka. Nii et räägi mulle oma lugu. Minu lugu on see, et mul ei ole seda kaamerat. John räägib jätkuvalt ringiratast ja uurijad üritavad temani jõuda, kuid praegusel hetkel ei paista neil eriti õnne olevat. Detektiivid lähevad konkreetsemaks Johni poja JJ kohta, keda nad kutsuvad ka Junioriks. Ma ei tee teile haiget. Aga Junior, kas sa teeksid kunagi Juniorile haiget? Kas juhtus midagi, mille tõttu Junior sai haiget? Mis see on? Junior? Kas te kutsute teda JJ-ks? Ma tean, et Crystal ütleb, et te mõnikord kutsute teda JJ-ks. Mõnikord. Kas sa teeksid JJ-le kunagi haiget? Ei, härra, ma ei teeks JJ-le kunagi haiget ja ma käisin seda kontrollimas. Vabandust, mul on lukk. Sul oli lukk? Jah, härra, oli küll. Raske on kuulda. Siin samas Arlingtonis, jah? Lubage, ma küsin teilt veel ühe küsimuse, John. Kas te tunnete selle kinga ära? Jah, ma tunnen selle kinga ära. Kuidas te selle ära tunnete? See ei olnud teie valduses. Mis see on? See ei olnud teie valduses ega kellegi poolt mõõdetud. Ma tean, et see on siin. Okay. See on minu käes. Kas see on sinu king? Tehniliselt küll. Tehniliselt küll. Sa oled seda kinga varem kandnud. 2 korda. Noh, ma mõtlen, ma tean, et see ühtib sellel pildil oleva kingaga, eks? Jah. Nii. Kas sa tead, miks see king leiti sealt piirkonnast, kus kraav on? Kraav? Ja. Ei, mitte kraavi ääres, ei. Mitte ühegi kraavi ääres. Kas sa arvad, et need mustrid sobivad oma vahele? Näidake mulle teid kõiki 3. Palun. Ei, ma ei tee välja. Ma küsin teie küsimusi nii lihtsalt kui võimalik, aga ma vastasin ka teie küsimusele. Ma ei taha teiega mängu mängida. Mis su küsimus on? Kas sa saad mulle pilte näidata? Sest nad tahavad, et ma sulle vastaksin. Kas sa tahad nüüd kõiki 3 korraga näha? Jah, tahan küll. Okei. See on kõik. Järgne mulle, et saaksin kõiki 3 korraga enda ees näha. Näed nüüd. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mul on sulle ikka veel üks küsimus. Mis küsimus? Ma mõtlen, miks sa tol ööl seal väljas ringi jalutasid? Sest ma tean, et sa olid seal. See oled sina nende kingadega. See on see, jah, ma mõtlesin, et ma ei saa küsida, miks. Kas ma võin nüüd oma pilte küsida, sest ma tahan? Kas sa kirjutad oma pihtidele alla? Jah. Mis sa tahad neile alla kirjutada? Ei. Alla kirjutada? Seda sa just ütlesid. Mida sa küsid? John, mida sa tahad? Teist telefon. Ma ei tea, mis see on. Ma tean.
nii et John, kas JJ oli see, kes tol ööl sinuga väljas oli? Mida te tegite? Kõndisime koju. Kõndisite koju? Oh ju. Kas sa käisid kuskil, kus sa tulid? Jah. Nii et te kõndisite koju ja siis räägi mulle, mis edasi juhtus pärast seda, kui te kõndisite koju. Pealegi. Kuuglõg. Kuuglõg? Jah. Mis juhtus? Räägi natuke täpsemalt. Nii et vaata. Ma ei tea, miks ma siin olen, sest ma olen nagu... Sa kuuled käeraudu niimoodi. See on kohtusaal number 11. Ei, see ei ole kohus. Kuidas mu siis kaas on? Ma ei teadnud, et haiglas olin 2 korda ilma riieteta, juuksed lahti ja ma olin juba aheldatud. Pane talle käerauad. Kas sa siis küsid, miks sa täna siin oled? Sest sina oled siin, mina küsin, miks mina siin olen. Vahe. Sest seda peadki kandma, kui oled vanglas. John hiljem kukub põrandale. Aga miks? Miks, John? Miks JJ on kadunud? Kas ta on vigastatud? Jah, ta on tõsiselt vigastatud. Olgu, kuidas ta vigastada sai? Ma ei tea, miks ta üks on vigastatud. Kuna ma ei teadnud, et ta on vigastatud. Mida sa teed, John? Tõuse püsti, John. Ma ei saa püsti tõusta. Kõik uuesti. Ma tegin kõik piitsa pärast. Mis toimub? John? Sina tõmba laud sinna poole. Sa tegid vea. Ole lihtsalt aus selle suhtes, John. Mis juhtus? Ma sain selle maha. Sa tegid mida? Ma ei ütle sulle kunagi, kas sa said mu õppetunni kätte. Ja sina ka. Ja sa tead, et ma tahaksin, et sa sellest üle saaksid. Ma tõusen üles, ma olen siin üleval. Junis. Okei. Kaks. Ja. 1, 2, 3. Mind ei huvita. Astuge veidi tagasi. Siis pärast enam kui tunni ajast edasi-tagasi vestlust näib detektiiv asetavad Johni ette pildi tema surnud poja surnukehast. Mul on sulle veel üks pilt näidata, John. Ma tahan, et sa selleks istuksid, eks? Palun, istu nüüd maha. John. Yeah. Ma tean, mis juhtus, okei? Ma tean, kus JJ on. Sest ma olen JJ näinud, eks? Ma olen Juniorit näinud. Okei. Ma tahan, et sa räägiksid mulle, mis temaga juhtus. Sest ma nägin teda, okei? Kas sa saad mulle öelda, mis temaga juhtus? Ma tean kõike. Mis juhtus? Ei. Ei, ta ei ole, sest ma leidsin JJ. Tere. Küll. Kas sa tead, mida ma sulle kohe näitan? Jah. Mis? Ja. Ütle mulle, mis sellel pildil on. Olgu. JJ? Egi JJ. Näed seda pilti? Ja. Kas sa tead, kuidas ma selle leidsin? Ei, ma ei tea, mis sellel pildil on. Ma leidsin ta samast piirkonnast, kus ma kogu selle kraami leidsin. Täpselt nii. Tal polnud särki seljas. Keegi võttis selle temalt ära. Kõik see pandi ühte hunnikusse.
Ja. igatahes ükskõik, mis sellest olgu. Mis on küsimus? Sest ma näen. Ma esitasin sulle küsimuse. Mis on sinu küsimus siis? Mis oli sinu küsimus? Miks ma leidsin Johni küsimuse? Mis oli sinu küsimus? John! Miks ma leidsin JJ sellisena? Mis on su küsimus? Miks ma leidsin JJ niimoodi? Mina tegin seda. Ma leidsin JJ, John. Ma tean, et sa leidsid ta. Miks ma leidsin ta niimoodi? Vaata pilti, mees. Sest me lahkusime. Sest ma jätsin ta siia, nagu sellel pildil. Miks sa jätsid ta sinna, nagu tollel pildil? Oh jumal küll. Oh jumal küll. Ohvitser. Ohvitser Dila. Hei. Miks sa ta sinna jätsid, Cal? Ma valetasin. Mul on 2 korda olnud. Me peid tahama ainult tõde, mees. Ma tean. Ma tean. Ma tean, ema. Lõpeta. Augu. Ütle mulle, miks JJ on sellel järgmisel pildil selline? Tule maali natuke. Ma lõpetan. Ma peatusin. Olgu, istu Pepule, et ma saaksin sind püsti aidata. Võta ära, mis iganes. Istu Pepule. Ja hoian sind. Oota, pane 1 jalg enda alla. 4. Vabs? Jah. 1, 2, 3. Mis? Jah, härra. Mis sa ei taha seda pilti vaadata, John? Oota järgmist sammu. Mis on järgmine samm? See, mida me praegu teeme. Jalutuskäik, mille me praegu teeme. Nii et sa oled selle puti Leeviga. Ma hindan sind. Ja sina ja teie mõlemad kõik 3. Vaata seda. Jaa. Yeah. Miks sa ta niimoodi jätsid? Ma teadsin. Seda. Sa teadsid, et ta oli surnud. Jah. Mis juhtus, mees? Oh, see oli haiget. Lennuk. Miks Junior suri? Jaa, härra. Harald, ma olen haige. Ma tean. Ma teen seda. Räägi mulle sellest. Kuidas JJ suri? Oh jumal küll. Ma ei tea, kuidas ma tema aetasin. Mis juhtus vahetult enne tema surma? Aita mul aru saada. John, see on osa minu tööst, mis mulle ei meeldi, eks? Mulle ei meeldi see. Mulle ei meeldi leida beebisid niimoodi. Aita mul siis mõista, miks pidin selle leidma.
tõenäoliselt töö, mida ma võiksin proovida ja endale lubada. Sa ütlesid, et tegid kohutava vea. mis juhtus? John väidetavalt tunnistab, et tappis oma poja, kuid siiski ei ole väga selge, mida ta ütleb. Kui temalt küsiti, miks ta tappis 11-kuuse lapse, ütles ta midagi poisi kohta. Ei kuulanud, aga ta jätkab lihtsalt oma vastustega heietamist, nagu ta tegi suure osa 2,5 tunni jooksul, mil ta detektiividega rääkis. Talle on nüüd esitatud süüdistus lapse väärkohtlemises, mis lõppes surmaga ja tõenditega manipuleerimises. Pole suuremat kurjust kui inimesed, kes teevad lastele haiget ja tapavad neid. Annan teile oma sõna. Me teeme kõik endast oleneva, et tagada sellele kallile lapsele õiglus. Praegu selle salvestuse hetkel on John Hannoni kohtuasi tegelikult ootel. Teda süüdistati lapse väärkohtlemises, mis lõppes surmaga ja tõenditega manipuleerimises, kuid kohtutoimikud näitavad, et tema kaitsja tõstatas küsimuse, kas John Hannon on võimeline kohtu ette astuma. Nii et praegusel hetkel olid asjad ummikus. Sellega on Law & Crime'i saade On the Case läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ning nüüd oleme ka Peacock'is. Mina olen Chris Stewart, kohtume järgmisel korral.